Ukrainas räägitakse üha enam sellest, et Venemaa valmistab Valgevene territooriumilt uut pealetungi Kiievile, eriti arvestades Valgevenes üha agressiivsemaid sõjalisi õppusi, sealhulgas tuumaõppusi. Lukašenka ise, Valgevene diktaator, teatas, et Valgevene võib sõtta astuda Ukraina vastu, kuid ainult ühel juhul, kui vabariigi vastu sooritatakse agressioon. Ja selles saates analüüsime koos teiega, kas on tõesti mingeid eeldusi selleks, et Venemaa valmistab Valgevenest uut pealetungi Kiievile või Põhja-Ukrainale. Või on see järjekordne infopsühholoogiline operatsioon? Minu nimi on Aleksei Petši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange like, kirjutage ükskõik milline kommentaar ja kindlasti liituge minu Telegrami kanaliga Petši News, link sellele on selle video kirjelduses. Niisiis, hiljuti tegi Ukraina president Volodõmõr Zelenski ootamatu tööreisi Põhja-Ukrainas asuvasse Slavutitši linna, kus ta kohtus Kiievi ja Tšernigivi oblasti kogukondade juhtidega. Peamiseks aruteluteemaks oli põhjapiirkondade, mis piirnevad Valgevenega, kaitse tugevdamine, kaitserajatiste laiendamine ja riigipiiri kindlustamine Tšernigivi ja Kiievi suunal. Presidendi sõnul puudutab täiendav piirikindlustus nii kindlustus- ja muid kaitserajatisi, kui ka nendel aladel paiknevaid kaitse- ja julgeolekujõudude üksusi. Edasi on tsitaadi Zelenskilt. Meil on võimekus kindlustada, meil on võimekus ka ennetavalt tegutseda Vene territooriumide suhtes. Sealt võib tulla oht ning ka Valgevene tegelik juhtkond peab olema valmisolekus. See tähendab, et nad peavad reaalselt tunnetama, et tagajärjed tulevad, kui Ukraina või meie riikide vastu tehakse agressiivseid samme. Me mäletame, et 2022 aastal toimus pealetung ka Valgevene territooriumilt. Me ei unusta seda. Ukraina kaitsejõud, julgeolekujõud ja meie luureteenistused teavad, millised ohud on olemas ja kuidas neile vastata. Õiglaselt ja kindlalt. Kuid oluline on märkida, et Zelenski visiit ja piiri tugevdamine toimuvad ulatuslike julgeolekumeetmete taustal. Ukraina julgeolekuteenistus koos kaitsejõududega on alustanud põhjalike meetmete läbiviimist põhjapiirkondades. Kompleksset tööd koordineerib SBU juures asuv terrorismivastane keskus. Lisaks julgeolekuteenistuse töötajatele osalevad operatsioonis Ukraina relvajõudude, riikliku politsei, rahvuskaardi ja riikliku piirivalveteenistuse üksused. Meetmed näevad ette ennetavat vastu luure ja diversioonivastast kaitset 5 oblastis. Tšernigivi, Kiievi, Žõtomõri, Volõni ja Rivna oblastis. Eriüksused töötavad selle nimel, et takistada vaenlase jõudude sisenemist piirialadele, ennetada diversioone, terroriakte, õõnestus- või luuretegevust ning muid sõjakuritegusid. Lisaks on kaitse- ja julgeolekumeetmete aktiveerimine põhjas seotud vaenlase plaanide hindamisega. 20. mai eel teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski, et Venemaal on plaanis mobiliseerida veel 100 000 inimest ning põhja suunalt on võimalikud 5 erinevat pealetungi-stsenaariumi. Seda arvestades otsustas Ukraina juhtkond viivitamatult tugevdada sõjalisi jõude Tšernigivi Kiievi suunal ning valmistada ette täiendavaid kompleksseid meetmeid julgeoleku ja diplomaatilises vallas Valgevene suhtes. Ja nüüd lisab Aleksandr Lukašenka, nagu öeldakse, õli tulle ja ütleb, et Valgevene juhtkond võib sõtta astuda Ukraina vastu, kuid ainult ühel juhul, kui vabariigi vastu sooritatakse agressioon. Samal ajal lisas ta, et Minskit ei kavatseta sõtta tõmmata, kuna selles, tsiteerin, pole mingit vajadust ei tsiviil- ega sõjalises mõttes. Lukašenka avaldas samuti valmisolekut kohtuda Volodõmõr Zelenskiga ükskõik millises Ukraina või Valgevene paigas, et arutada kahepoolsete suhete probleeme ja väljavaateid. Aga ma rõhutan kohe, mis mõte on rääkida Kremlile alluva marionetiga, kes ise midagi ei otsusta. Mida otsustab Lukašenka Valgevenes? Mitte midagi. Seal otsustab juba ammu kõik. Putin, Kreml ja Lukašenka on lihtsalt selline koerage, kes täidab kõike, mida Moskvast öeldakse. Mis mõte on temaga üldse läbi rääkida? Ja kelleks see ise hakanud Valgevene president ennast peab, kui ta ütleb, et on valmis Zelenskiga rääkima? Kes sinuga üldse rääkida tahab? Oluline on mõista, et seoses võimaliku põhjast tuleva ohu avaldustega jälgib Ukraina sõjalis-poliitiline juhtkond mitmeid märke, mis võivad viidata sellele, et Venemaa valmistub võimalike pealetungideks Tšernigivi ja Kiievi suunal.
Aga ma rõhutan kohe, et praegu on selles suunas aktiivsus ja ohutase endiselt madalad. Samal ajal pööratakse tähelepanu mitmele tegurile. Esimene märk sellest, et Venemaa valmistub seal millekski, on vägede arv Ukraina põhjapiiride lähedal. Valgevene poolt on endiselt paigutatud 4 Valgevene armee pataljoni, see on umbes 2000 sõjaväelast, kes pidevalt roteeruvad. Piisavat hulka Vene vägesid pealetungiks ei ole hetkel tuvastatud, ei Valgevene poolt ega ka Venemaa Föderatsiooni Brjanski oblasti poolt. Samal ajal teatas Ukraina president Volodõmõr Zelenski varem, et Kreml valmistab ette uusi mobilisatsioonisamme veel 100 000 sõjaväelase värbamiseks. Nii on. Ja see uus mobilisatsioon võib tulla lisaks 409 000 sõjaväelasele, keda Venemaa plaanib sel aastal lepingu alusel värvata. Ja just neid täiendavaid 100 000 mobiliseeritud võib Kreml kasutada operatsiooniks Ukraina põhjapiiridel, kui vastav otsus tehakse. Teiseks teguriks nimetatakse infrastruktuuri arendamist Valgevene lõunaosas. Seal toimub logistiliste teede laiendamine, väljaõppealade ja baaside rajamine, mida võivad kasutada Venemaa metsikud väed, niinimetatud liitriigi raames. Kolmas tunnus, mida praegu veel ei täheldata, on Valgevene ja Venemaa luure ning diversiooniluure tegevuse tugevnemine võimaliku löögi suunal. Oluline on ka meeles pidada, et juba aprilli keskel ütles president Zelenski, et Venemaa üritab Valgevenet sõtta tõmmata. Eelkõige piiriäärsetes piirkondades täheldati teede ehitamist Ukraina suunas ja suurtükiväe positsioonide rajamist. Mai alguses teatas Zelenski spetsiifilisest aktiivsusest üksikutel piirialadel. Eelmisel nädalal avalikustas Zelenski teavet täiendavate kontaktide kohta Venemaa ja Aleksandr Lukašenka vahel. Järgmisena toon ära Zelenski tsitaadi. Ukrainal on olemas üksikasjad Venemaa ja Valgevene vahelisest vestlusest. Ukraina kaitseb kindlasti ennast ja oma rahvast, kui Aleksandr Lukašenka eksib ja otsustab toetada ka seda Venemaa kavatsust. Lisaks kinnitas Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Aleksandr Sõrski 19. mail ohtude reaalsust. Tema sõnul kaalub Moskva operatsiooniplaane Valgevene territooriumist lõuna ja põhja suunas, see tähendab Tšernigivi Kiievi suunal Ukrainas või ühe NATO riigi vastu. Staabi koosolekul teatas president, et Venemaa valmistab ette 5 pealetungi stsenaariumi põhjast, eriti Tšernigivi Kiievi suunal. Kaitsejõududel on kästud seda piirkonda tugevdada ning välisministeeriumil diplomaatilist tööd aktiivsemaks muuta. Samal ajal viib Valgevene koos Venemaaga läbi tuumaõppust, mida Kreml nimetas signaaliks NATO-le. Põgetan meelde, et Lukašenka külastas eelmisel päeval raketibrigaadi ja teatas, et tema unistus Venemaa Iskanderi raketikompleksidest Valgevenes on täitunud. Aga rõhutan kohe, et selles etapis tuleb kinnistada üks oluline mõte. Viimasel ajal ei ole Valgevene poole täheldatud avalikke provokatsioone ega katseid piirist läbi murda. Siinkohal jätan mõtte lõpetamata. Kirjutage oma arvamuse ja järeldused selle video kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada nuppu meeldib. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head. Siinkohal jätan mõtte lõpetamata. Kirjutage oma arvamuse ja järeldused selle video kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada nuppu meeldib. Sellega on kõik, hoidke end, kõike head.